et mina siis tahan teha täna praelesta ja siis need ära marineerida. Nii, panin siis kausi põhja soola, söögisoola, ladusin siis 2 kihti juba, vahepeale panen ka soola. Hoian siis mina panen umbes käega siia niimoodi raputan. Ja hoian siis neid tund aega kindlasti soolas. Mõned lestad on päris siuksed väiksed. Need ma siis hiljem jätan soola ja panen siis hiljem kuivama. Nonii, nüüd on siin kausis kõik ilusti soolas ja siis kuskil tunni aja pärast hakkan praadima. Nüüd on siis aeg hakata lesta praadima. Et minul on selleks võetud siis kauplusest leiate kindlasti siukseid madalaid plastikaluseid. Et panen siia siis jahu põhja natukene ja siis laon lestad. Nii ja nüüd jälle siis raputame jahu peale. Natukene. Pann on juba soojas, õli peal. Ja enne kui siis pannil hakkan panema, teen veel niimoodi, et mõlemalt poolt on ilusti kaetud jahuga. Vahepeal võtsin siis ühe kausi ja panin siia põhja sibularõngad. Et siia peale panen siis valmis praelestad. Nii, ja nüüd siis praen mõlemalt poolt kuldpruuniks. Ja nüüd siis läheb vahele jälle sibul. Ja niimoodi siis, kuni kõik kalad on praetud. Nii, nüüd mul siis kalad praetud, kihiti pandud sibulaga kaussi. Nüüd vahepeal siis tegin valmis ka marinaadi, mis ma nüüd siia peale panen. Minul on siin liiter vett, 4 supilusikat häädikat, natukene sidrunipipart siis ja 2 teelusikat suhkrut. Ja selle ma valan nüüd kuuma kala peale. Kõik siia peale selle. Nii. Ja vaatab jah, tavaliselt mul siia liiter läheb. Ja nüüd tõstan ta siis külma. Ja paari tunni pärast, võib-olla isegi natukene kauem võiks hoida, on ta juba väga hea. Mina siis olen alati pannud kuuma kala peale külma marinaadi. Ja isegi kui teete räime, siis on väga hea, et need kondid ta tõmbab nii pehmeks, et saate koos kondiga süüa. Ja mulle on öeldud mitu korda, kuidas sina sellist kala saad, et ta nagu sulab suus ära lausa. Et see on siis minu nipp, kuidas mina kala teen. Aga kõik ilusat teile ja jälle nägemiseni.